Tere tulemast Ürgväekoja Taro kooli. Väike arkaan ja täna vaatame sauade masti ehk siis tuli elemendina on seotud loovuse, tegeluse ja tegevustega, ametite või elualadelt siis kõiksugused kätega loomisega seotud tööd ja tegevused, mis siis on maalimine, on ehk siis kunst kui selline. Siin on küll ka, kuna kunsti saab päris võib-olla liigitada tõesti, aga tuli kui loomise nii-öelda element, siis tuleb arvestada kõigega, mis siis on siin loovtöö. Samamoodi aktiivne, ehk siis kuna tuld tuleb elus hoida, siis on selline aktiivne tegevuse töö, kus sa siis oma kätega teed mingisugust tööd. Kui mõõgad oli mõtlemise töö, siis sauad on pigem selline tegevuse ja tegutsemise mast. Nüüd, nagu ässade puhul ikka, viitab siis sauades mingi tegevuse algusele, ehk siis kutsub üles looma, tegutsema, võib anda märku selle kohta, et tuleb võimalus luua või tegutseda ja aktiivne olla nii-öelda. Sauade 2. Sauade 2 puhul on nüüd võimalik kahte moodi seda kaarti lugeda. Üks moodus on oma maailma või oma tegevuste hindamine, oma seniste nii-öelda saavutuste hindamine ja määratlemine, kas on tarvis liikuda edasi. Ja teine moodus siis on just see edasiliikumise vajadus, et sa oled just nagu saavutanud siin praegu mingid konkreetsed tulemused ja asjad, et on tarvis edasi liikuda. 2 saua siin on just nagu värav, ehk siis sa seisad mingisugusel teelahkmel, kus on nii või naa tarvis teha mingisuguseid kokkuvõtvaid otsuseid, ehk siis kas ma olen rahul oma praeguste saavutustega, uhke nende üle, või siis on nüüd minu nii-öelda see etapp loomisest või saavutamisest valmis ja on aeg edasi liikuda. Pigem see kaart esindab sellist rahulolevat enese saavutatud tulemuste vaatlemist ja nende hindamist enne siis nii-öelda edasi liikumist. Sauade 3 viitab kaugematele horisontidele, kus nüüd see edasiliikumine siin juba on alanud. Sa vaatadki nii-öelda pikemas perspektiivis, kuhu poole edasi liikuda. See liikumine on siin tegelikult juba alanud, kodust on nii-öelda välja mindud või lahkutud ja nii-öelda väravast on läbi mindud ja see 3. sau on siis just nagu teelemine ja nii-öelda kõndimiskepp või nii-öelda tugi, ehk siis see tegevus siis nüüd, millega on alustatud, et see tõotab tõenäoliselt uusi perspektiive, mingisuguseid kaugemaid eesmärke ja
see kaart tavaliselt kutsub üles vaatama natukene kaugemale oma nina esisest, ehk siis samamoodi see kaart võib viidata vajadusele minna, vajadusele edasi liikuda, vajadusele võib-olla reisida, rohkem näha, kogeda ja teha. Ehk siis selline igatsus arenemiseks. Sauade 4 seostub mingi vaheetapi tähistamisega. Ehk siis ajaliselt, kui me nüüd lihtsalt lähtume selle konkreetse kaardi ülesehitusest, siis ta tähistab seda lõikuspidu nii-öelda, mis siis on jaanipäeva kant, kus siis esimesed viljad ja siis kuidas me tähistame seda koos tehtud tulemuste ja saavutuste nii-öelda vilju. Ehk siis see kaart kutsub üles ennast ja enda tööd ja tehtud hindama ja koos oskusega siis aeg maha võtta ja tähistada tõesti seda nii-öelda koos teekaaslastega, koos siis inimestega, kes on aidanud seda saavutust luua. See võib olla või siiani jõuda nii-öelda, see võib olla pere, kes iganes on toetanud siis selle tulemuse saavutamisel. Et 4 üldse kaardipakis ja numeroloogiliselt on tavaliselt selline rahuliku aja mahavõtmise koht, kus siis me saame hinnata oma tulemusi, mis siiamaani, kas me jätkame selle tegevusega või me lõpetame siin ära ja liigume edasi. Et kõikide mastide 4 on selles energias. Samamoodi nagu 5 on selles nii-öelda väike torn või väikese kaose energias, mis lööb siis nüüd asjad korraks paigast ära selleks, et nad uuesti saaksid paika minna, siis number 5 on siis numeroloogiliselt keskel, mis siis loksutab asjad paika, teisisõnu, ja sauade 5 näitab sellist mõttetut mõõduvõtmist või niisugust asjatust vehklemist, millel iseenesest tulemust ei ole. Et kui me nüüd räägime, et mõõgad esindasid pigem sõnu ja mõtteid, siis ka see sauade 5 võib näidata sellist asjatut sõnavahetust, mis tulemusi ei too. Ehk siis sellist, kuna ta on tulemärk, samas ka tegutsemise, siis tuli annab siiski jõudu sellele nii-öelda võib-olla ülereageerimisele, ehk siis siin on reaktsioonid nendele sõnadele võib-olla, kus siis siin on näha noormehed kas harjutavad millekski või siis võitlevad või siis mõõdavad, kui kellel on kõige suurem sau, eks ole. Et siin ongi, et iseenesest sellel ei ole mingit tulemust, nad kõik koos teevad mingisugust kaost lihtsalt, et siin on küll see tuleenergia, aga seda nagu raisatakse ilma asjata. Et see kaart viitab tihti sellistele segadustele, mis on nagu grupiviisiliselt kuidagimoodi tekitatud või et kas ma pean osalema selles, millel ei ole tulemust, et äkki ma ei osale selles või ma astun siia ligi ja pakun mingisugust lahendust, et me võiksime nende sauadega midagi luua. Et siin seda loomist ei ole üldse edasiminekut, vaid ongi selline mitte kuhugi viiv mõõduvõtmine või kaos. Number 6 siis sauades näitab nii-öelda võitja koju tulemist, ehk siis peas ja siin saua küljes on võidupärg
peas võidupärg on sümboolselt tähistanud läbi aegade sellist nii-öelda võitjat igal alal. Peamiselt küll aga mõttetegevuse või millegi loomise alal on see võitja siis tähistatud selle võidupärjaga, mis käib pähe. Kaela pannakse rallisõitjatele ja nii edasi, aga peas käib võidupärg tihti mõtlejatel ja nii-öelda mingi idee algatajatel siis, et siin tulebki arvestada sellega, et kuna on 2 pärga, siis see võit ei ole mitte ainult psühholoogiline või tegevuse alusel, vaid ka nii-öelda selle mõttetegevusele toetuv. Sa oled teinud õigeid otsuseid, tegutsenud õigesti ja siia jõudnud. Ehk siis kui sul on midagi plaanis, küsid kaartide käest, see kaart tuleb välja, tähendab see seda, et siin ei ole võimalik kaotada, siit on ainult võimalik võita. Et kuna ka saual on oma pärg küljes, näitabki see seda tegevuse võitmist või oma tegevuste õnnestumist, mis siis siiski põhineb ka iseendal, et need asjad lihtsalt ise ei lähe, sa oled ise aktiivselt ikkagi osalenud selles ja siin on ka see nii-öelda ümbritsevate imetlus siis, et see on selline natukene egokaart ka, et kutsub ka üles, et võib-olla kui sa oled siin võitja, et võib-olla mitte uhke olla selles olukorras, vaid ikkagi 2 jalaga maa peale jääda, sellepärast et elu läheb edasi, uued projektid tulevad, uued võidud on silmapiiril, ehk siis kui sa praegu siin oma nii-öelda üleolevusega jääd nüüd pidama, siis tõenäoliselt sul tulevikus ei ole toetajaid nii palju või siis ei ole võidud nii suured ja olulised, võib nii öelda. Aga muidu üdini positiivne kaart, mis siis tähendab sellist kordaminekut ja võitu. 7 puhul on nüüd just nagu näha sellist enesekaitset siin, et mind rünnatakse ja ma pean enda eest seisma. See kaart kutsubki üles enda positsioonile kindlaks jääma, mitte taganema, vaatamata sellele, et just nagu ma olen tule all või keegi üritab mulle vastu töötada. Siin tuleb tähele panna seda, et sellel mehel on ühes jalas selline pika säärega saabas ja teises on just nagu madal ehk siis king. See on ainuke kaart, kus selline asjaolu üldse kaardipakis ilmneb, mis viitab sellele, et ta võitleb mingisuguse erilise olemise eest, ehk siis ta on eriline, ta on teistsugune ja selle pärast seistakse talle vastu, ehk siis sinu ideed või tegevused käivad kellelegi mingisugustele normidele nagu vastu ja sellepärast tekib see vastasseis. Aga innovatiivsust, uusi ideid, uuendusi ja maailmas edasiliikumist ei oleks kunagi toimunud, kui need erilised inimesed ei oleks oma positsiooni säilitanud, endale kindlaks jäänud, vaid oleksid alla andnud, ühinenud selle nii-öelda tava arusaamaga, hüppanud siia alla teiste juurde ja edasi teinud sedasi, nagu varem oli. Ehk siin tulebki arvestada sellega, et sa pead seda julgust peab olema, et enda eest seista. Kui me nüüd vaatame seda, siis tõepoolest ta on ju kõrgemal positsioonil, et sinu võitlus ei ole selles mõttes ebaõiglane, et ta on pigem surve või selline vastutegevus, mis otseselt sind ei mõjuta, kuna sa oled paremal positsioonil võrreldes siis nende vastuseisjatega. Et ära lase ennast nagu hirmutada sellest. Ja samamoodi on siin seljatagune on ju, ta saab ju minema kõndida tegelikult, aga ei, ta seisab oma ideede, oma tegevuse, oma tulemuste, oma nii-öelda asja eest. Ehk siis see kaart kutsubki üles julgelt jääma endale kindlaks
ja mitte laskma ennast provotseerida siis või kergesti lihtsalt rajalt maha tõmmata, sest praegu on vaja just nagu enda eest seista või endale kindlaks jääda. 8. 8-ga on nüüd sedasi, et nagu siin näha, inimtegevust siin ei toimu, sauad lendavad. See kaart tihti näitab seda, et nüüd asjad toimuvad kiiresti või sa pead kiirustama millegagi, et muidu see võimalus läheb käest ära. Mõnikord on öeldud, et need sauad just nagu lendavad sinu eest mööda ja kas sa jõuad sealt mõne rabada. Ehk siis praegu on see hetk, kus sa pead tegutsema, et midagi saavutada või saada. Ja samamoodi see kaart või need sauad esindavad siis seda tuld, seda energiat, mis praegu on õhus, et asjad liikuma panna ja liikuma saada, kõik asjad on sinu poolt. Et seda, aga kuna see on nii-öelda suunav kaart, siin ei ole otseselt tegevust, siis see kaart, mis seisab siin või siin, kus see energia tuleb, mis seda tekitab ja kuhu ta läheb, on üsnagi olulised. Või siis, kui ta on esimene kaart ja peale seda jällegi mingi energia tuleb, kuhu ta läheb. Te võite võtta lisakaardi siia, et saada aru, kus kohast see tuleb, kui te juba aru ei ole saanud. Ehk siis selle kaardi puhul on oluline vaadata, kuhu poole midagi liigub, mis on järgmine kaart ja nii edasi. Ehk siis, ja kui selle kaardiga lõpeb, siis tuleb jällegi vaadata, mis lugu seal eespool toimus. Ehk siis, et mis selle algatab, et need asjad hakkaksid liikuma või hakkavad liikuma. Nii. 9. Siin on nüüd selline jällegi kaheselt võetav olukord, kus siis esiteks me saame öelda, siin on kaitsepositsioon, mis siis põhineb, te näete, siin tal on pea seotud, see on selline haavatud inimese kaitsepositsioon, kes ei julge edasi liikuda selle pärast, et ta on juba kuidagi haiget saanud või kogenud, ehk siis tegutsemisvajadus puudub hirmu tõttu. Samuti võib see kaart just näidata seda, et praegu peadki sa seisma siin ja valvama ja olema paigal sellepärast, et muidu sa saad uuesti haiget. Ehk siis enamus kaartides on selline duaalsus on olemas, seda on võimalik kahte moodi lugeda, kahte moodi mõista. Ja nagu ma olen juba mitu korda öelnud, siis väga palju sõltub sellest, millised kaardid või mille kohta, millised kaardid on siin ümber või siis mille kohta küsiti. Aga põhiline on just see et kas hirm edasi liikuda ja sellepärast kaitsepositsioon või vajadus kaitsepositsiooni säilitada. Ja 10. 10-ga on siis siin näha koorem, ehk siis see kaart tihti räägib ületöötamisest, ehk siis sa oled võtnud omale liiga palju tegevusi korraga ja sa ei suuda neid hallata. Teisalt räägib see kaart vastutustundet, ehk siis see koorem on vaja siia linna viia. See, kuidas sa seda teed, kui raskeks sa selle koorma endale teed, on su enda asi. Kui sa oled nüüd korraga võtnud, et ühe reisiga need korraga ära viia, siis jällegi sa oled ise endale selle koorma võtnud, nüüd sa pead selle ära viima. Et see just nagu räägibki sellest, et ära ürita nii paljusid asju korraga teha. Sellepärast, et sa teed selle teekonna enda jaoks liiga raskeks. Nagu te näete, ta hoiab neid sauasid, ta tegelikult ei näe, kuhu ta läheb, mis aeglustab seda teekonda. Raske on hoida neid sauasid, kui neid nii palju on ja see just nagu on takistus, mille sa oled ise endale loonud sellega, et korraga liiga palju ette võtnud või siis kellegi teise kohustusi enda kanda võtnud, arvanud, et ma aitan, aga tegelikult teed endale liiga. Et nii vastutus
kui ka nii-öelda selline üleliigne koorem on siis selle kaardi peamised märksõnad. Nüüd õukonnakaardid. Õukonnakaartidega on siis, nagu ma juba mõõkade puhul seletasin, sama lugu, võimalik lugeda nii inimesena kui ka iseloomu või siis soovitusena, millist lähenemisviisi nüüd võtta. Kui me loeme inimesena sauade baasi, siis me näeme sellist edevuse laat on võib-olla kõige parem nimetus, kes on enda üle kuidagimoodi uhke, natukene ego, lähtub väga palju võib-olla enda saavutuste kiitmisest tüüpi inimene, noorem mees üldjuhul, võib ka naine olla, nagu ma olen seda öelnud, et ei pruugi tähendada alati naisterahvas, ehk siis kuninganna naisterahvast, võib ka olla meesterahvas, kellel on selline positsioon või iseloomuomadused. Et siis kes just nagu imetleb seda, mis tal on või mis ta on nagu saavutanud või mida ta teeb, on uhke enda ja oma asjade ja oma nii-öelda tegevuste üle, ilma et nagu muud hindaks või näeks. Ehk siis selline egotsentrilisus tuleb siit välja. Kui me nüüd ei võta seda otseselt inimesena, siis need samad iseloomuomadused või siis üleskutse sellele, et äkki sa vaatad ringi natukene ja ei ole nagu selline, selles mõttes, et üritad kaugemale näha kui oma ninaesine, sest ta seisab paigal. Tal on äge selles mõttes sau, aga ta ei liigu mitte kuskile. Ehk siis see enese imetluses istumine ei ole võib-olla praegu hetkel kõige parem. Võta see sau, kasuta seda abivahendina, liigu kuskile edasi. Ehk siis sa ei ole nagu ideaalne, sa ei ole kõike saavutanud, nagu me oleme rääkinud, et see on nii-öelda see teekond siis baasist kuningani, ehk siis noor ja nii-öelda toores materjal kuni siis ideaalne ja stabiilne. Sauade rüütel. Sauade rüütel on siis, kui me nüüd võrdleme mõõkade rüütliga, millest me rääkisime, et tema on kõige just nagu aktiivsem või äkilisem nendest, kelle see edasiliikumise energia ja on kõige kaootilisem, siis me näeme siin ka liikumist, aga see võrdlusmoment, kus siis siin on ikkagi näha mingisugust stabiilsust ja läbimõeldust või sihikindlust. Stabiilset sihikindlust võib-olla oleks õigem. Ja see, et tema nii-öelda riided siin narmendavad, näitab seda, et ta on juba mingi pika tee ära käinud ja ta sihikindlalt läheb edasi, ehk siis inimtüübina selline inimene, kes kindlalt liigub oma eesmärkide poole, ei ürita saavutada neid kohe kiiresti ja rabeledes, vaid liigub selles mõttes stabiilselt ja kindlalt. Ja kui me räägime nüüd muust tähendusest, siis see pigem kutsubki üles, et jätka selle tegemist, mida sa oled teinud. Praegu ei ole õige aeg seda nüüd jätta pooleli, kui sa oled juba nii pika tee ära käinud, mine edasi selles mõttes, et nagu kodu juba paistab. Ehk siis kui me nüüd võrdleme jällegi, siin ei tundu, et ta kodu poole niimoodi tormaks, ta tormab siiski lahingusse, ta tormab mingisuguse nii-öelda välise eesmärgi poole, aga siin pigem tundub, et ta tuleb juba kodu poole tagasi, ta on selle pika tee ära käinud ja võib-olla näinud, kogenud seda, mida on tahtnud ja ta tuleb juba tagasi, aga nüüd ei ole õige aeg just nagu
just nagu pooleli jätta või peatuda, et tuleb edasi minna. Ja kuninganna. Sauade kuningannaga on nüüd selline huvitav asi, et teda peetakse selle kaardipaki vähemalt väikese arkaani nii-öelda nõiaks. Ehk siis nõia tüüpi inimeseks, ehk siis see must kass. Kass või must panter on olnud sauade kuninganna juures juba enne Rider-Waite'i süsteemi, mis sümboliseerib selle naise nii-öelda salapära ja teadmisi. See, et tal on käes päevalill, näitab seda valgustatust, seda infot, mida tema omab. Me ei räägi siin spirituaalsest, me ei räägi siin stiilis ülempreest rinna, me ei räägi emotsionaalsest või siis selgelt nägemisest stiilis karikate kuninganna, vaid me räägime aktiivsest, ehk siis nõid ongi kõige parem väljend just nagu selle kohta ja läbi tarkuse ja läbi elukogemuse. Ja see nõid ei tähenda seda, et ta midagi katlas kokku keedab kuskil, me räägime võib-olla arstist, me räägime võib-olla inimesest, kes oskab teisi aidata, kes on ise käinud ära pikad teed neid teadmisi saavutada, kelle sisemaailm on väga-väga rikkalik, kes on väga hea nõuandja. Ja ütleme nii, et keda tasub kuulata, kui nüüd me räägime mitte kui inimesest, siis selle kaardi nii-öelda üleskutse on see, et sa oled praegu saavutanud mingisuguse stabiilsuse oma tegevustes, et kui nüüd on soov või vajadus kuskile edasi või midagi rabeleda, siis praegu ei peaks seda tegema, sellepärast et tulevad uued võimalused ja need võimalused tulevad nüüd juba kergemini ja võib-olla võib öelda isegi, et ise. Ehk siis, et kuula rohkem oma seda kogemusi ja sisetunnet enne kui tegutsed, ehk siis, et tegutsemine peaks olema üles ehitatud siis kõigele sellele, mida sa praegu juba tead. Ja kuninga puhul on nüüd järgmine tasand sellest, ehk siis nüüd on see koht, kus sa saad jagada seda infot. Sauade kuningat peetakse nõuandjaks, peetakse kogenud meheks, kes on iseennast üles töötanud, just nagu ise tehtud mees. Ja tema ongi just nagu kõige selles mõttes parem õpetaja ja nõuandja, kuidas mingisuguseid asju teha. Kui me nüüd räägime teises võtmes sellest kaardist, siis ongi see üleskutse, et selle asemel, et ise teha, delegeeri, anna edasi oma teadmisi või oskusi, nii et keegi teine teeks seda ja sina saaksid võib-olla rahulikult nautida ja nii-öelda ole koolitaja, aga mitte tööline. Ehk siis see on selline väga stabiilne, kui me räägime nüüd, et see on tule ja tegevuse kaart, siis see, kui sa oma tegevustega oled jõudnud nii kaugele, et sa saad delegeerida, sa saad kellelegi edasi üle anda ja ise rahulikult nautida, oma teadmisi jagada ja stabiilsust tunda, siis see ongi just nagu nii-öelda inimtegevuse või selliste asjade nii-öelda kõrgem eesmärk, nüüd maapealne eesmärk võib nii-öelda, sest sellises rahulolus saad sa juba tegeleda ka muid ennast huvitavate asjadega. See oli siis sauade mast. Järgmisena kohtume karikate mastiga. Head õppimist ja olge hoitud!